Nii, tervitused. Mina arborist ja Husqvarna saadik Heiki Hanso. On minu elu kõige soojem 7. veebruar. Olen Tallinnas kesklinnas Roosikrantsi 4 sisehoovis. Roosikrantsi tänav on seal taga. Ja siis siit kangi alt saab siia ligidale. Siin on hotell. Siin on elumaja. Siin on Eesti Keele Instituut. Ja siin on pidev parkimine, pidev elu käib, nagu te näete. Mingid lagunud garaažiboksid seal lähevad maha, aga mina olen ikka siin nüüd teist korda või tähendab juba esimest korda sattusin selle puu juurde üldse oma pika staaži Tallinnas tegutseva arboristi elu jooksul kuidagi. Siis maikuus, kui küsiti pakkumist selle puu võra vähendamiseks ja hoolduslõikuseks. Esimene mulje oli väga nigel, hästi palju oli kuiva puitu, millega siis tekkis küsimusi, mis siin toimub. Teatavasti paplid ei ole väga pikaealised ja tugevate puiduomadustega puuliigid, et siis või puud, et siis on tarvis nagu selles kontekstis veel, kui on ükskõik kuhu poole ta peaks kukkuma, siis võimalik, et on kas tõsised kahjud või ka siis inimesed ohus. Ja siis saime selle töö, tegime siis arborist Atsiga, Janariga ja Andreasega siin augusti lõpus siis selle võra vähendamise töö ja rannaauto kõrge tõstuk ja siis ronimisel kombineeritud. Siinpool servas on siis näha seal papli vähki, siis kahe kõige suurema jämeduse või läbimõõduga argnemiskoht on nagu seal siis circa võib-olla, mis ta võib olla siis mingi 8 või 9-10 meetri kõrgusel ja siis see on nagu kahvelaru tunnustega ja siis teiselt poolt vaadates ka on sealt mingit möksi nagu välja ajanud. Ja siis kui nüüd siis seal sellest argnemist kohal kõrgemal on ka siis seda papli vähki näha, känkret. Nii, ja siis muidugi neid vanu suuri auke on kõvasti, mis on mädanud, valed töövõtted ja siis siin mõned kunagi on nagu kinni kasvanud, suured lõiked on näha. Ja siis siit poolt ka siis on näha see teise kahvelaru mõju, seal on muidugi taeva kontrastis pimedast nagu paistab, et on nagu käivad kohad ja siis see paplivähk seal on ja siis selle all on kohe suur täitsa mäda vana lõikekoht, mis on servades siis kinni kasvanud või seda haavakude nagu peale kasvatanud. Ja siis kuna puu tervislikku seisundit hinnatakse ikkagi siis ülevalt alla, vaadatakse kõik üle, võetakse arvesse siis igasugust inimtegevust selle puu juures ja tema siis enda seda keskkonda on ju. Ja siis kuna see puu on kaldu sinna silma järgi sinna hotelli nurga poole ja siis sinna vahemikku ja ta on hästi suure võraga, circa siis võib arvata, et üle 25 meetri on tal siis peale võra vähendamist seda kõrgust. Et siis varisedes ta ükskõik kuhu jõuab ja mida peab siin väga nagu siis ka arvesse võtma, kuigi ehitusinsener ma üldse ei ole, aga ma näen, et sellel majal on seal korralikud praod läbi jooksmas, sealt ja siis ka sealt nurga pealt on ju. Nii et kui see peaks raginaga see 10 tonne puitu sinna nagu maanduma ja siis kes teab, millised tagajärjed võivad sellest tekkida, et võimalik, et tõmbab terve selle maja nurga maha. Vanad ehitised kunagi ei tea. Ja siis akendest tungib sisse ja mis iganes on ju. Neid tagajärgi see on puha spekulatsioon, et neid ette tavaliselt ei tea. Nii, nüüd on juba 5 minutit kohe seda videot sissejuhatuseks tehtud. Nüüd jõuame siis juure kaela juurde. Teatavasti siis 8% puu siis failure inglise keeles nagu puu siis
ebaõnnestumistest toimub siis mullapiril või altpoolt põhjustega. Ja siis miks on tahtis seda teada? Nimelt on siin esimesed märgid sellest, et siin on inimtegevust puu siin juurekaela lähedal toimunud, on siis värske asfalt siin. Siin on trassi mingid kõrid näha, muidugi kaugemalt ka ja siis kõnnitee kivid. Kivid tavaliselt ikkagi on paigutatud niimoodi, et kui on puu juured ees, need on juba siin kes teab mis aastani, et siis need puujuured on ikka oma tugevalt läbi lõigatud ja pandud siis vastavalt standarditele see kruusa ja liivakiht ja sinna kivi peale. Et kuidas siin see asja kõik nagu tehtud on, ega tagantjärgi on keeruline ütelda. Aga näha on, et igal juhul värske asfalt viitab, et midagi on tehtud. Aga kui tavaline rusika standard on, et kaevetöid sõbralikult saab teha ikkagi, kui on 5 korda tüve läbimõõt, ehk siis siin on 2 meetrit enne siis 5 korda, siis turvaline koht oleks siin kuskil nagu 10 meetrit kaugemal on ja siis ilmselgelt siin on nagu neid asju tehtud. Ja siit siis on selle kuiva oksa värgiga pudisend siin hotelli parkla, et siis on siin olnud kahjunõudeid ja ebamugavus siis selle kinnistu omanikule siis ka sellega, et on siin palju klaarimist olnud ja paplikraami on siit tuulte ja tormidega peksnud siia autodesse. Nii. Ja nagu näete seal katusel. Ja suurema koristasime muidugi ära, kui siin toimetasime. Aga et siis seal on seda värki näha nii. Aga et miks siis paplil oli kõvasti seda kuiva oksa sees? Nüüd on minu hinnangul siis probleemid siin selgeks saanud, mis selle puuga on. Ja ma siis millalgi siin tegin selle video ja jõudsin siis tõdemuseni, et seda puud selles asukohas on ammu liiga suur risk püsti hoida, et teeme siis kompromissina vahva nagu koostöökoha siis Tallinna kesklinnaosa valitsusega, nii nagu oli seal Veitsenbergi ja Narva maantee nurgas Sioni kirikust üle tee see looduskaitsealune must pappel, mille siis raiusime ennetavalt ja toimetasime tema selle tüvemassiivi siis sinna Kannuti tänava kõrvale Muru Aljasalale, sinna kus merepuiesteelt läheb sinna Kalev Spa poole mingi tänav sinna vanalinna sisse on ju. Ja see on seal korralik hitt, et lapsed käivad seal turnimast, seal on see tüvi maas, see on elustikutüük on nagu väga okei, seal liigirikkust ja värki. Ja siis ta on alates, äkki oli 2017 või 2018, millal praegu pole täpselt meeles. Ja siis, kui ma selle sealt raiusin, tollel ei olnud nagu seda avaust kuskil, kus sinna sisse saaks näha, et siis ma tegin tomograafidele mõned aastad ennem seal ja arvasin, et äkki natuke veel seisab ja nagu andsimegi talle veel aega sutsu, aga kui me ta raiusime, siis mul selle lepinguga oli kohustus ka siis see kännufrees talle teha ja siis ma ise arvasin, et oi kurat, ma panen selle Avandi kännufreesiga seda seal mitu päeva. Ja kui me siis selle heade Läti kolleegidega ühel öösel seal ära tegime, mul puukrana oli käes juba, saime selle võra puukranaga ära võtta, siis kui me selle tüve seal pikali ajasime, selle bussi peatus ja kõik oli kõrval kohe, et siis tegelikkuses need servad, mis siis need tugeva puiduga veel nagu olid, et need olid täiesti ausõna peal, nagu seal all nagu juurekaelal nagu praktiliselt midagi polnud. Ja selle kogemuse peal, ma olen neid suuri papleid ju nii nagu iga arborist siin oma tegevuse jooksul ju palju raiunud ja muidugi on kahju, vägev ajalooline puu ja vanade kaartide peal juba kuidagi tähistatud ja märgitud, aga ükski dendroloogiline väärtus ei ole kõrgem inimeste ohutusest ja turvalisusest. Et siis ongi hea kompromiss, et anname talle, teeme raie, siin selles asukohas teda püsti pidada ei saa, et pole kuskil, ma ei tea, Kadrioru pargi tagaotsas kuskil seal, kus inimesed ei käi, et lasta seal siis rõõmsalt seisab püsti nii kaua, kui tulda kummul lükkab on ju. Ja siis, aga siin on väga suur probleem. Ja teatavasti igasugune selline
noh, probleem, et kui me teda siin hoiame ja siis ta ise variseb millagi, siis on suur nagu mingi kahju ja pealkirjad ja värgid ja siis inimesed kukuvad ju selle teadmise najal raiuma siis neid puid ja sandistama ise võetud tõstuki ja saagidega asjadega, et inimesed. Ma vabandust. Hallo. Jah. Te ei pea selle pärast muretsema, ma teen väikest dokumentaali siin praegu, ja just, kohe tuleb teine veel. Jah, ma panin väikse kronoloogia sinna, et aitäh. Ja siis, midagi pole teha. Nii, ja siis hakkame nüüd nagu süvitsi seda juurekaela siis analüüsima, et nähtavasti siis on lääne pool on siis selle Roosikrantsi 6 juure pool on ja siis põhja pool on siis ida pool on siis seal Kangialuse pool jämedalt on ja lõuna pool siis ilmselgelt Eesti Keele Instituudi pool ja siis tagapool on see põhja pool. Nii, aga siis vaatame siis järjest on, et ma siin koputasin seda puud ja hakkame siis otse minema. Nii, et ma panin siia selle mõõdulindi, metsurlindi praegu ja siis 7 meetrit ja 70 on tal siis juure kaelalt see nagu ümber mõõt. Ja siis hakkasin siit otsast minema ehk siis sellest põhjapoolsest otsast ja siis koputan siit läbi. Nii, mida siis peab nagu väga tähele panema selle juures, et kuskilt see võõra roheline osa peab ju maaga ühendus olema ja juurestiku kaudu siis nagu saama oma ühendust on ju, ehk siis juurdes toitaineid. Ja seda, et see viitab siis sellele, et mingid osad on sellest puidust nagu elus ja selle puidu, et see elus osa siis ju ilmselgelt peab ju koore alt kasvatama koore poole siis koorerakke ja sisse poole siis puidurakke. Seda teeb siis kambiumi kiht on ju. Nii, ja siis selle tõttu puu nagu jämedus natukene siis kasvab ja selle tõttu jääb koor nagu talle väikseks on ju ja siis see kuskilt peab pakatama, enne see koor annab järgi natuke ja siis seda saab uurida niimoodi, et selles koorevagude põhjas, et kui on nagu näha neid värskeid pakatamisjärgi, et siis sellest saab nagu ütleme siis seda jämeduskasvu nagu natukene hinnata on ju. Siin on näha nagu aimatavalt võimalik, ei tea, kui värske see on, aga midagi siit nagu selle nurga juurest on juhtunud, on ju. Nii. Siis ilmselgelt siin on kõik tunned, kuulete, on ju. Nagu, on ju. Et siin ju ammu seda koor vastu tüve pole ja seetõttu neid protsesse seal, mis puu vegetatsioonis nagu peaks olema ja siin toimuda ei saa ja see on ka ilmselge sellepärast, et siin on meeter nagu maast puudu ju seda ja nad ei saagi kuskil kasvada. Nii, siis järgmine niisugune muskel on tal siis siin on ja nii, ja siin samamoodi on see natuke nagu võiks aimata, et on seda heledat koorevagu, et siit on vastu puudu mõned kohad on ju ja siis siin on nagu segav pohu ja siin on siis ka üks nagu selline mädaniku koht on ju ja juurekael siit alt on tugev on ju. Nii, ja siis kui me nüüd liigume siit edasi, et kõik need niisugused tirtsased, siuksed koore anomaaliad on ju, siis me jõuame siis siia, kus on esimesed nagu seeneviljakehad, mul praegu raske tuvastada, mis seentega täpsemalt tegu on. Kas nad on puidulagundajad või lihtsalt siin kõdu sees hästi tunnevad ennast, seda saab selgitada. Aga igal juhul, mis siin esimene asi on, mis on nagu kohe silma selle koore peal hakkab, kõige suurem tundemärk, et puuga on midagi kehvasti, kui ta ristipidi katkema hakkab on ju. Ja siin on siis näha sellised risti katkemised, eriti siin. See tähendab, et siis siit on juba venitanud sellise prao. See tähendab, et siin on juba olukord täiesti selles mõttes nagu kriitiline on ja, et kui puu annab juba niimoodi püüa see siis niisugust nagu
puruks tõmmata, on ju, siis noh, siin siis samamoodi, on ju. Et need on need märgid, mida siis peab lugema, kui puu seisukindlust nagu hinnata. Ja siis sellega nüüd, et miks ta niimoodi katkenud on ikkagi sellepärast, et siin siis puud seespool väga pole, on ju. Ja kuna see asi on siis, massiiv on kõik kaldu sinna poole ja ta on siis just täpselt võimalik, et ka siit siis läbi kaevatud mingid asjad seal nagu maa siis toimuvad, on ju, mis siis seda ebakindlust nagu selle puu puhul kindlasti näitavad, on ju. Ebaseisukindlust võimalik isegi, on ju. Nii, ja siis ma siit labidaga võtsin midagi seda pinnast natuke tagasi, et nagu näha, mis taga toimub. Et siis nagu järgmised seeneviljakead on siin. Siis on see kuulus nii-öelda läänepoolne mingi värk on ja kus siis on ka vana mingi langetuslõige näha ja mingid asjad siin, see puu on ikka inimtegevuse poolt pureda saanud. Et siis sellega ta on küll kompenseerinud siin midagi ennast, on ju, aga siis ka siin on see koor ei ole nagu väga vastu puud, on ju, ja siin ka ei ole nagu näha väga neid juurdekasvu märke, võib-olla mingid suht vanad juba siuksed nagu, et ta pole nagu kindlasti värske, on ju. Nii, siis siin see puit ei hoia midagi, see on kõik nagu tühjus täis ja nii, ja siis me oleme siin nagu ümbermõõdu mõttes nagu siis siin 6.20 juures ja siin on siis ka juurekaelal seened sees, on ju. Ja siis siit tasub ka vaadata neid märke siis ja siis see puidu osa on kõik nagu surnud, ehk siis nagu sellest 4 musklist, mis teda siin igas nurgas nagu hoiab, et siis see pool on omadega küpse. Ja siis see on mõlemad nagu, need on ju pealt poolt kallakut, on ju, ehk siis maal toimuvad mädanemise protsessid, puu enam ei funka liiga tugevasti ja lagundajad siis on ammu juba nagu eelise saanud. Ja siis nüüd jõuame siis nagu selle avastuse juurde, on ju, et ma rehaga tõmbasin siit sodi välja, aga siis kui ma esimest uuringut selle puuga siin tegin, et siis ma nokkisin selle mädapuidu siit eest ära ja siis tekkis siuke ideaalne vaade. Ja see siis algul oli mõte, et mingid tomograafid ja mingid värgid siin vajalikud, on ju, aga see pole absoluutselt vajalik, sellepärast, et tomograaf ja resistograaf on nagu siis mõistlikud nagu kasutada, kui sa sinna puu sisse ei näe ja et sa saad siis nagu info kätte, mis seal seespool on, et siis saab vastavalt siis visuaalsele nagu hinnangule siis vajadusel täiendavat infot siis, mis palju seal tugevat puitu nagu on. Ja siis nüüd ma lähen siia sisse teie koos ja siis näitan nagu venda tagurpidi. Näitan teile, mis siin sees on. Opa. Nii. Ja et paremini aru saaks. Nii. Ja ma panen nüüd selle suure laiama nurga peale, et siis on väiksemas ruumis nagu hästi näha. Aga ma ise olen praegu siin või ma ei tea, kas te näete või näe, aga igal juhul siin on täitsa korralik pesa. Ja nüüd vaat see raudvarras, mis ma teiselt poolt panin seal 6.20 juures on ja kus need seened olid, on ju. Et siis see on maapinna kõrgus praegu. Ma tõmbasin rehaga lihtsalt seda kõdusit nagu ära ja siis nüüd ühesõnaga ta on siit see on see juuremuskel, mis me seal vaatasime, kus ma koputasin, vaata, et kui maapind on selle kõrguse peal ja seal tundub nagu midagi tugevat, siis vaadake, kus kohta see läheb see sealt altpoolt on ju, et kui siin nüüd tšonksida, et siin on puhas mäda nagu all, et siis ehk siis mulla piirist nagu allpool on kõik nagu mäda on ju, nii. Siis tänav on nüüd siinpool on ju, et siis tänava poolt on selle, siin ka need, kui nüüd veel edasi kaapida seda sodi siit välja, et siis see, ütleme siis pinnase kõrgus on kuskil siin on ju, jah, et siis siit altpoolt on ju, et altpoolt on siis nagu täiesti mullapiiris siis allpool läheb see siis puidu osakaal nagu veel väiksemaks on ju, ja siis see on seal see
idapoolne nagu auk on ja siis siin nagu ka vaadake see mis ma enne väljapool näitasin, see justkui see muskel on, et siis läheb veel nagu mitukümmend senti nagu see värk, et siis mullapiirist üleval pool natuke nagu näitab seda tugevat puitu nagu paksusena, aga kui siia mullapiirist nagu allapoole nüüd liikuda on ja siis põhimõtteliselt seal mitte midagi pole ja tegelikult on see jumala nagu sürre, et ma siin sees praegu nagu üldse julgen olla, aga see alt on nagu täiesti nagu olematu see nagu puit ja siin minu peal on, ma ei tea, mingi võib-olla nagu massi mõttes mingi 30 tonni nagu paplit on ja sellepärast iga meeter kaalub siit võib-olla mitu tonni. Ja siis siin üleval ma näitan siit ka, et see oli see esimene vägev seen, mis siit allapoole rippus, ta on nagu suuremaks kasvanud ilusti ja siis siia on tulnud siis mingit värki kõvasti seent veel peale. Aga et siis ma päris püsti siia seista ei saa, et siis ta on kuskil sellest mullapiirist siin niimoodi, et see stalaktiit on mulle siin pea poole tulnud, aga mingid värki siin hirmsasti nagu käib on. See on kõik nagu äge ja siis siin on, siis näe, üks ämblik on siin. Ja siin oli siis ennem hirmus palju neid keldrikakandeid, mis on väga ürgsed sitikad ja siis igast sadi on. No vaat ja nüüd ma olen siin sees ja nüüd seespoolt on siis võimalik kõikidel huvilistel seda ilusti nagu vaatama tulla ja siis arvata sellest midagi enne, et kas see on normaalne, et see puu siin veel püsti on või on see nagu juba ammu nagu mingi räme asjatu risk on, et seda siin hoida. Nii, aga nüüd kohe läheme päris asja juurde ka on ju. Ja ma panen selle siit tagasi. Nii, selle pulga välja ja siis kaamera kinni. Nii, oi. Nii 22 minutit juba. No ei saa lühemalt seda juttu teha. Nii, ühesõnaga, mina ütlen, see puu on jumala ebamõistlik risk nagu ammu selles kohas, selles seisundis nagu hoida teda on. Puud ei tee ohtlikuks tema nagu tervislik seisund või midagi, vaid teda ümbritsev maakasutus, eks. Ja siis nüüd on väga imelik asi juhtunud, et ma siin midagi septembri lõpus, septembris tegin siis sellele raieloo taotluse, et kuna me siin arboristidega, kes seda võra vähendamist aitasid mul teha, et leidsime, et see vähendatud võra ja tema seisund siis on selline, et see tema või meie lõigatud võra seda seisundit tal nagu püsti seismise nagu väänetega midagi oluliselt ei paranda on ju. Et siis meil ei ole midagi teha, et see tuleb taotleda raieluba. Ja nüüd kogu see raieloa taotlus on olnud nagu äärmiselt nagu imelik, veniv initsiatiiv on olnud nagu minu poolt, siis Tallinna linna ametnikud on seda siin pingpongitanud kuidagi ühele ja teisele ja siis on keegi haige ja siis nii edasi on ju. Ja 4 kuud hiljem sain siis sellise vastuse, kus siis öeldi, et nende hinnangul on või neile laekunud teistel hinnangutel on siis minu hinnang nagu ainsana selline, et see tuleb raiuda, aga siis teiste küsitud hinnangute siis tulemus on nagu selline, et ei pea seda raiuma. Nii. Ja siis ma tahan nüüd nagu näidata teile neid värki, et mees, kellest ma väga lugu pean, Olev Abner, Tallinna botaanika ja peadendroloog on siis 03.11.22 sellele puule siis mingi hinnangu andnud. Ja ütleme, et siin on ajaloost pilte ja siis mingid vanad kaardid ja kõik on nagu huvitav, aga mis puudutab nagu puu seisundit, on nagu mikroskoopiliselt infot. Ja siis ma olen need välja, kes soovib. Ja siis siin on seal ainult läänepoolset nagu vigastust nagu kirjeldatud ja siis väidetakse, et puu kasvab otse, et need kahvelarvud ja kõik on turvalised ja et nagu mingid anomaaliad pole ja kui dendroloogiline haruldus tuleb ta siis säilitada. Et see on siis see kokkuvõte, aga
aga noh, ma siin vaatan läbi, et tegelikult on seda hästi noh, kõik need faktilised asjaolud, mis siin siis nagu on, et siis ei ole siin ju noh, vajalikku infot üldse arvesse võetud, ei ole kirjeldatud mingit kaevetööde värki, on ju. Ja siis noh, on kirjeldatud, et on paplikoore põletik, mis seda võra on siis kuivatanud, aga tegelikkuses ju pole siin puul all juurestikku, mis seda võra toidaks hoopis. Ja paplikoore põletiku ikka siit jalad maas nagu lugupeetud Olev Aabner on nagu neid hinnanguid teeb, on ju, et siis ei saa ju määrata, et see on ikkagi laborantide töö nagu, et siis tuleks proovid saata kuskile ja kõik, et paplil on kuiv oks, ei tähenda kohe, et paplikoore põletikuga on tegemist, on automaatselt. Ja siis on siin nagu noh, musta papli lääneküljel paiknev koore ja puiduvigastus ei ole puu seisukindlust vähendanud, kuigi vigastuskoha juures on puidust tekkinud mädanikukolle. No mis väide siuke on üldse? Noh, ma ei saa sellest aru. Noh, ühesõnaga, see on kõik, ma ei tea, kas ma hakkan vanaks jääma või soodaks, aga see on nagu praak, see hinnang üldse, vabandust, härra Aabner, aga nii on. Et siin ja siis kuna need faktilised asjaolud, et puu ei ole viltu, siis need ühendused on tugevad, et need on kõik valed ja siin koha peal nagu visuaalselt ju ka lihtsasti ümber lükatavad, ja siis jõutakse nagu sellele kokkuvõttele, et arvestades Roosikrantsi 4 krundil kasvava musta papli tähelepanuväärset tüve jämedust ja kõrget iga, tuleb puu säilitada kui ülelinnalise tähtsusega dendroloogiline haruldus. No võt, et vastupidi, et kui on hästi vana ja mäda puu igatepidi, et siis palun aktsepteerige siis seda noh, kompromissettepanekut, et tellija siin nagu on huvitatud selle ohu likvideerimisest enda hoovist ja tuleb ta sinna Jaani kiriku kõrvale kas või kesklinna kuskile ilusti eksponeerida. Nii, ja siis, et asi veel huvitavamaks läheb, et on siis sellest tööst tehtud siin hulka copy-paste'i, on midagi siis juurde kirjutatud augusti lõpus lihtsalt ja mõned laused on siis juurde toodud ja siis nagu veel hullemini nagu siis kinnitatud seda, et inimene ei saa nagu aru sellest noh, puu riski hindamisest ehk siis puu neid nõrku kohti pole siin nagu siis nagu kirjeldatud, on ju. Ja siis siin on veel nagu noh, et mis kinni ei jää, saab kinni löödud, on veel siis nagu noh, ma ei tea, noh, samad jutud nagu, et mitu aastat hiljem siis siin on ka, et puu kõrgus on 28 meetrit, vaatamata sellele, et ise paneb siin pildi nagu, kus on siis võra vähendatud ja nagu noh, enne ja pärast on ju, et siis ikkagi on 28 meetrit ja kõik need asjad on lihtsalt copy-paste'iga nagu siia sumatud siis nagu juurde, noh, et kurat, et see nii vastutusrikas koht ju, et siin peab nagu täiega nagu keskenduma ja süvenema ja kõiki asjaolusid nagu arvesse võtma, aga siin pannakse lihtsalt puusalt on ja niimoodi. No, ja nüüd siis, okei, läheme natuke edasi, et siis minu selle arvamust ma pole, või noh, seda hinnangut ma pole saanudki vormistada sellepärast, et kommunaalamet küll seda küsis, aga siis ma seda küsisin, et kas see on nagu mingi nagu aitähi eest mingi teene, mida nad ootavad või siis on see mingi töö või et kas tuleb pakkumiskutse või pakkumine teha ja midagi siis täpsustati, et palun saatke pakkumiskutse. No siis ma saatsin pakkumiskutse või pakkumise, vabandust, ja siis sellele nagu enam mingit vastust ei saanud, on ju. Nii, ja siis asjad läksid edasi, vahepeal noh, siis pressisin ametkondi ja siis Magnus Lass, kes on siis mingi osakonna juhataja, saatis mulle siis, et nad on jõudnud või noh, saanud veel arvamusi teiste arboristide käest, kes siis noh, on arvamusel, et selle siis on lugupidamisega Arpo Põld kirjutanud, siis saatnud Revatrin Group OÜ, noh, Marju Londonile. Nii, Roosikrantsi papel, tere Marju, minu hinnangul Roosikrantsi tänaval kasvaval paplil ei ole seisukindlus halvenenud. No millega võrreldes siis? Seal läheduses ei ole tehtud kaevamisi või ehitustöid. No kirjavigadest ja grammatikast ma ei hakka siin rääkima, aga mis mõttes ja mis asi see on siis nagu noh, et 31. detsember on nagu saadetud, et mis asjad siin on siis noh, näe.
Okei, liigume tagasi, siis vahepeal näed, kaevetööde luba, näed, on ju, et algus 02.04, 2018 aasta lõpp, on ju, elektrikaabi paigaldamine, on ju, Elektrilevi. Nii, kaevetööde luba, siis näed, Roosikrantsi 4, on ju, Roosikrantsi 4, siis kõik see siin G-infra on pannud siis siia soojatrassid, on ju, noh. Ja siis, kus kohast need siis läksid siit läbi? Siit läksidki, on ju, noh, see kuus on ju seal taga, on ju, noh, et kaugkütte torustiku rekonstrueerimise teine etapp. Ma olen selle inimesega ühenduse saanud ja lubas vaadata, äkki on pilves vanast ajast veel pilte selle, et saaks nagu täpsemalt näha. Nii, noh, ja siis väidab Arpo Põld, hea kolleeg, on ju, et siin ei ole tehtud ei kaeve ega ehitustöid, on ju, nii. Puu on küll seest ja õõnes, kuid olemas olevad seinad terve puiduga on vähemalt 30 sentimeetri paksusega. No, kus ta selle mõõtmised siis tegi või vähemalt ja terve puiduga? Siin esiteks sellest ümmargusest ringist on jämedalt nagu vähemalt neljandik ju üldse puitu on ju. Et siis ja see kõik seal sees, nagu ma ju käisin, näitasin, on ju, see oli 31 juba lahti. Ta oleks võinud ise käsi sisse pugeda. Et mingid 30 sentimeetrist on ju, et füüsikas toru on teatavasti päris tugev konstruktsioon ja sellega pole seisukindluse nagu mõttes puul probleemi, kui arvetatakse, et siis kolmandik raadiusest on siis tugevat puitu, on ju. Aga siin on ju lippad ja lappad ja osa nagu sellest juurekaelast üldse puudu, ülejäänud on kõik mäda, kõik on ebaühtlane, ühes kohas on seeni rohkem, teises kohas vähem, ühes kohast läheb kaigas läbi, teises kohast ei lähe, on ju. Siit on juured läbi kaevatud, teises kohas võib-olla pole, on ju, kõik on ja kallakus ka veel, on ju, ja pealtpoolt kallakut on puu jumala mäda, on ju, noh. Et siis, ma ütlen kutid, et või kallid kolleegid, on ju, et nagu arboristi eetikakoodeks on kõigil ju kätte saada, lugege läbi see asi, et niimoodi ei lahmita, kus on väga vastutusrikas otsust tarvis vastu võtta. Loomulikult on see äge puu ja loomulikult on see sündmus nagu kurb on ja kui peab sellise väidetavalt siis viimase või eelviimase musta vapli siit nagu ära võtma. Aga arboristika ennetab, mitte ei likvideeri tagajärgi. No kuidas sa jätad selle siia siis, et käib siin tuule kalla ja ongi küpse enne. Kevadel tõusevad mahlad üles ja puu läheb hoopis raskemaks. Võib-olla samal ajal sooja talve tõttu siin mädanikuprotsessid nii palju edasi läinud. Olete ju näinud kõiki ju kummuli kukkunud puid nagu, noh, et siuke lahmimine ju ei sobi niisuguses kontekstis on ju. Nii, kuna puule on tehtud hiljuti tugev võra tagasilõikus, siis on vähenenud puu purjepind oluliselt ja sellega ka puu ebakindlus. Puu ebakindlus on vähenenud. Noh, resistograafiga puurimisel ei täheldanud juurtel olulisi tühimikke, millest võib järeldada, et juured on korras ja tugevad. Kus ta siis resistograafiga puuris seda või uuris? No? Või kelle uurimisest siis need järeldused on teinud? No? Minu hinnangul ei ole täna tegemist avariipuuga. No, ma ei saa aru, et esiteks on mõnest väga veider, vaata, et Tallinna linn tahaks saada ju tegelikult siin väga nagu kindlat infot on ju. Aga siis ta küsib endast Tallinna linnas siis majanduslikult sõltuvuses oleva ettevõtte juhilt siis hinnangu, kes siis nagu põhimõtteliselt nähtavasti back-upib seda Olev Abner juttu siin, kes siis nagu väidab midagi siin sellega, et kõik on nagu tipp-topp ja nii palju ja naa palju on seda tugevat puitu ja nii on. Või et kus ta siis nagu seda info võtab on. Et see pole ju siukses kontekstis kellegi hinnang on. Ja siis hea kolleeg Ants Juuse on kirjutanud siis Treulop OÜ eeskostjana Roosikrantsi. Ja siin on üritatud nagu ilgelt mingit sõnavara kasutada ja värki ja näete ise, jälle kõik on tugev, kõik on nagu vägev, puu läbimata, siin ma ei tea mitu meetrit ja siis on siin kuskilt leitud nagu mingid sooned on ju. Ja siin on nagu siuksed metoodika nagu, või nende resistograafi kasutamise nagu mingid imelikud asjad, ta seal väidab mitu korda, et on nagu siis seda resistograafi kasutab 10 kraadise nurga all ja siis oma töö lõpus ka väidab seda, ma ei saa praegu ühe käega neid lapata. Ja siin on
noh, mingid nagu paksused on kirjas, on ju, 30, 40, 30, 30. Aga kui puitu põhjaosas üldse pole ja lõunaosas üldse pole, kus ta siis need mõõdud sai? Ja siis siin on kirjutatud, et veel võib lisada, et mustapapli tüve eluspuidu osa hinnati circa 25 sentimeetri paksuseks. Noh, just seda 25 siin ju kuskil polnud. Nii, ja noh, see niisugust umbluud nagu täis kõike. Ma ei tea, noh, kas see on Luua kooli siuke nagu kvaliteet, et mis see nagu see siis on. Nii, ja siis tuleb pildimaterjal. Pilt 1. Pilt 2. Nii, no vaat ja siis pilt 2 peal ma näen, siin on see resistograaf. Ma ei tea, kus see pilt on võetud, aga ise ta mitmel juhul siin räägib 10-kraadisest sellest puurimisest, on ju. Ja aga siin silmnähtavalt on puur ju mingi, ma ei tea, 45 kraadi või no niimoodi enne, noh. Ja siis selle nüüd, noh, ma võin hea tahtmise juures sellest juurikast või no ma ei tea, harilikust pliiast siis ka ju 20 sentimeetrit nagu seda tugevalt puitu välja puurida, kui ma pikis seda lasen, on ju. Kui sa tahad raadiust arvutada, siis sa ei saa ju niipidi maa sisse lasta seda 45 kraadise nurgaga, on ju. Vaid tuleb ikkagi ju puu kõige nõrgemad lülid ära hinnata, palju seal nagu tugevust on ja seda ikkagi nagu risti siis nagu ju puurida, et sa saaksid raadiusest mingid nagu järeldusi teha, on ju, noh. Et ja siis, noh, see on siis see, noh, pilt on ju, ei tea, mis nagu neid pilte siin vaja on, pilt 1, pilt 2 on ju, kus siis, noh, on see jutt niimoodi ja siis on pilt number 5, aga kus on 3 ja 4, kes need ära võttis ja miks. Nii, ja siis töö autori see on ju, noh, ma ei saa aru nagu, mis need mingid puurimised on siis pandud, et siis on nagu sinna puuritud, siia puuritud on ju, või noh, kus nad siis veel saavad nagu siukest mingit paksust, noh, mõned üksikud on ju. Aga see, et nagu 3 või 1/3 või 1/4 on nagu üldse nagu sellest ringist puudu ja alt on kõik mäda ja tühi on ja siis mullapinnas allapoole minnes veel rohkem tühi on ja noh, sellest juttu pole ja siis ka tema ei räägi ei sellest papli vähist, ei õõnsusest on ju. Janar ei saanud seal näiteks tööd teha, kui ronisime on ju sellepärast, et seal oli kuskil vapsikupesa ja pidi nagu selle poole nagu sealt alla või noh, alla tulema ja siis lasime rahuneda natuke, tegime teiste meetoditega seal natuke, noh. Ja siis aga seda, et on siin kaevetööd ja värgid nagu väga olulised faktorid ju ikkagi nagu selle juures. Ja mitte üks sõna sellest ei räägi, noh, ja samamoodi, ma nagu ei saa aru kutid, et see, või noh, head kolleegid, et mis asja me siin nagu tahate, et see nagu asi siin prantsatab alla ja siis noh, mis siis saab nagu, et te ju see oma selle hinnangu andmisega ju mingit vastutust ju ei võta, et on teil üldse ettevõtte vastutuskindlustus nagu selline, mis teie hinnanguid ka siis klatib, sellepärast, et praegu on ju olukord selline, et ainuke, kes vastutab puu turvalisuse eest ja ainuke, kes soovib midagi selle ohu likvideerimiseks ette võtta, on siis selle kindlasti nagu omanik, on ju, noh. See on tema hoolduskohustus lausa, et ta peab seda tegema. Tema kindlustused raudselt ei kata seda, kui see asi siit ümber läheb. Ja Tallinna selle ametnikele ju kirjutasin, et kui see puu nagu püsti jääb, siis palun väljastada mingi nagu dokument, mis siis Tallinna võtab selle vastutus üle. Ja nii on, noh. Aga ei saanud sellist kirja muidugi. Aga no seda peab ennetama ju on ju. Puu, kui hiljaks jääme, siis on pekkis nagu päris palju asju siin nähtavasti on ju. Ja pluss veel puu feim saab kõvasti pihta ja kõik hakkavad kartma suuri puid. Noh, on põhjust ka ju. Tartus käis seal autode peale, siin käis alles ju puu ümber. Ja mis kõige hullem on selle juures see, et eelmine juuli ju on ju seal Randla bussipeatuses seal Koplis, kus on väga tihe bussiliikluse sõlm on ju. Et sealt üks papli vähiga aru kukkus nagu alla ja üks proua sai seal pihta, kes siis eelmise aasta või noh, peale 4 kuud seal perhis virelemist on ju, suri. No, ja siis Tallinna õigusteenistus klattis sugulastele 7000 €, siis mingit nagu kompensatsiooni selle eest. No, kui niimoodi, nii odavalt inimese elusi võib hävitada, siis noh, võib aru saada sellest, et see puusi alas siis jääb. Peaasi, et Ole Wabner saab oma tahtmist, et see asi siin nagu on. Aga noh, sellisel juhtumil, noh, sellised juhtumid ei tohi olla, me peame ennetama seda ja kompromiss on ju väga hea, et paneme selle tüve kuskile uut elu elama ja on nagu tipp-topp kõik on. Oi, päris pikk lugu juba.
ühesõnaga noh, ma ei tea, minu jaoks on müstika. Igal juhul siis Tallinna linna ametnikud neid arvamusi arvesse võttes, on ju, siis keeldusid raie luba väljastamast, on ju, noh. Ja siis mismoodi sa siis ütled? Või no, mis ma siis teha saan, on ju. Ja nemad saavad, kui see puu ümber kukub, on ju, siis noh, ma arvan, et siis hakkab see näpuga näitamise pihta, keegi vastutust ei võta. Üks näitab ühe peale, teine näitab teise peale, siis nähtavasti võimalik, et saab kinga kõige madalamaastne ametnik, kes on siis Indrek Jõesaar. Noh, või kui saab, on ju, noh, ja nemad, siis keegi vastuta. Ma ei tea, see on jäävaba. Et Inglismaal on niimoodi, et kui arborist väljastab oma neid hinnanguid, et siis ka tema vastused on kindlustatud, et kui teed seda puu seisukindluse hindamist, mida kindlustused nõuavad Inglismaal näiteks on, et siis sa oled atesteeritud, kvalifitseeritud ja siis sinu see vastus loeb, et kui sa käid kuskil hoovi peal ära, teed, ütled, et ei, puu on tipp-topp ja kõik on vägev ja see siis mingi perioodiga seal, ma ei tea, mingi osa temast alla kukub või ise murdub, et siis sinu kindlustus klatib selle jama, on ju, et aga võid ka soovitada mingit tegevust teha, noh. Ja siin mingite tegevustega siin kui veel nagu lõigata ära, et siis seda elusosa jääb nagu noh, veel vähemaks ja seda, kui me ta näiteks nüüd raiume, on ju, et siis me ei saa kunagi teada, kas ta on siin 2 nädalat või 2 kuud või 2 aastat oleks veel seisnud, on ju. Aga siis on vähemalt oht likvideeritud ja see ongi selles kontekstis nagu ainuõige otsus, on ju. Ei ole võimalik, et kuskil mingi, ma ei tea, vana fassaad kuskil ripub inimestel pea kohal ja siis keegi ei reageeri ja nii käivad all. Kahjud on nagu näha, et kui variseb, siis on need teised asjad, siis me teeme korda, on ju. Või mingi vana romu auto kuskil võib olla nii ajalooline kui tahes, on ju, aga tänavale ikkagi lasta, kui ta pole korras, on ju. Aga see ei ole ju korras, noh. Miks ma pean siin nagu noh, seda juttu üldse rääkima, see mulle natuke nagu arusaamatuks ka. Et noh, ühesõnaga midagi pole teha. 25 aasta on sellel puhul nagu vaja teha raie ja tulge siia vaatama oma silmaga, äkki tuleb mõistus koju. Et praegu siuke pikk jutt, Facebookist ei võtagi nii pikka juttu vastu, aga äkki siis panen YouTube'i. 7. veebruar 2025, arborist Heiki Jansoo. Kõik ilusad teile.